Tere, mina olen Keter Meresmaa, Eesti Noorsooteatri näitleja ja lavastuse Näeme veel Saimon lavastaja. Ma lugesin Näeme veel Saimonit 7. klassis ja see jäi mulle meelde piisavalt pikaks ajaks, et ma täiskasvanuna teatrisse tööle tulles mõtlesin, et mis materjale võiks meie juures teha ja lugesin selle üle, ehk siis see tuli mulle kohe meelde. Ja siis Saimoni loo juures jäi mind kõnetama see Saimoni elujõud, et ta elab hästi piiratud tingimustes just füüsilises mõttes ja ta elab selle progresseeruva haigusega, aga tema elujõud on nii meeletu, suurem kui võib-olla osadel meist, kellel ei ole selliseid piiranguid peale pandud. Ja siis teine asi, miks mulle tundus, et see sobiks just meie teatrisse, on see, et esiteks nad on noored inimesed, kes on pandud seisma silmitsi selle eksistentsialismiga nii noorelt ja nad peavad hakkama mõtestama lahti, et kes ma olen, miks ma siin olen ja et mis saab, kui nende kõrval on keegi, kes hääbub. Ja teine aspekt, miks see minu arust just meie kui visuaalteatrisse sobib, on see, et ma kujutasin algusest peale ette, et Saimon võiks olla lahendatud nukuna, sest nii nagu lihasdüstroofiaga inimene vajab haiguse progresseerudes aina rohkem elus püsimiseks tuge ja abi, siis nukk juba eos selleks, et püsti püsida ja ellu ärgata, vajab kedagi, kes teda toetaks, kedagi, kes aitaks tal elada. Et see oli see, mis käivitas mind veel enam, et seda peaks just tegema siin meie visuaalteatris. Ja ma loodan, et vaatajad, nii noored kui vanad, võtavad siit kaasa selle Saimoni armastuse elu vastu ja selle elu väärtustamise ja rõõmu leidmisega kõige keerulisemates olukordades, et meil kõigil on olukordi, kus meil on tunne, et kõik on silmest must ja siit hullemaks minna ei saa, aga leida üles see killuke huumorit ja ikkagi see armastus.